tere hommikust! Me oleme täna jälle super varajased, nüüd jõudsime ühte kohvikusse, teeme kiired kohvid ja siis juba tuleb meile täna külla tegelikult Raini väiksem vend. Praegu aga lõpetame kohvid ja siis lähmegi Egertile lennujaama järgi. Eiku tõi meile Eestist kaarumseid tervekarbiga ja sukulakkusid. Aga nüüd hakkame lõunat tellima. Poisid läksid nüüd süüa tooma, seda sama kebabi, mida me eelmises vlogis sõime. Ma juba olen asjad valmis, sest me mõtlesime randa minna istuma ja süüa siis rannas. Selle kebabi kohaga on mingi jama tihtilugu. Nii-öelda see kaasatellimise äpp näitab, et see koht on kinni. Aga tegelikult peaks see lahti olema, ühesõnaga sa ei saa nagu läbi selle äppi seda tellida. Nüüd ongi nii, et poisid läksid ise siis sinna koha peale tellima seda, siis võtavad sealt ja siis tulevad kodust läbi ja siis lähme randa juba sööma. Täna on ülimõnus ilm, õues just näitas äkki 21 kraadi ja päike paistab, nii et ma arvan, et on väga mõnus seal õues seda süüa. Triple cheese'i. Nüüd õhtul edasi. Taas kord veendusime, et Google Maps ei tasu usaldada, nii et kebabi me täna ei saanud. Ja poisid tõid hoopis sellised saiad meile. Mul on peekoniga, kõik võtsite peekoniga, eks? Vot nii. Meil on nüüd väike jalutuskäik siia Inglise poodi. Vaatame, mis me siit leiame. Näita oma oste mulle, palun. Nii, selline ja sellised kommid. Poisid teevad proovi, mina ei soovi, aitäh. Miks ei soovi? Ma praegu ei taha. Ma praegu ei soovi. Mõlemad võtsite sama värvi või? Ei tea, kas on maitse vahe, kui on erinevas toonis. Maasikas. Eiku võttis. Ja see on nagu kirss või? Ei, vaarikas. Päris hea, soovitan. Soovitad? Kas on pehme? Ja. See on nagu nätsukomm, on ju? Ja. Nagu see draakoni komm. No võt. Tore, vähemalt on maitsev. Lähme nüüd edasi järgmisse poodi. Carrefouri. Kommi ostma. Jõudsime nüüd Carrefouri ja vist leidsin Raini Egertiga ülesena, et vaata, mis nad leidsid. Päriselt. Meil on mitu päeva käinud vaatamas ja näinud Carrefouris ainult seda pistaatsiakreemi silti. Ja täna sa said viimase. Hakkame üks päev sellest seda Dubai soksi tegema. Me oleme soksi jahil ühesõnaga, jah? Jah, mina ei ole. Arust saada. Ma soovitasin Ekule hoopis soksi asemel küpsist võtta, nii et võitis need Biskofi küpsised ja nüüd tuleb mingi hea jook leida sinna juurde. Nii, Ekukene, näita, mis jooke sa võtsid. Mis jook see üldse on? Okay. Iso fresh ja cherry koka, siis sidrunijooki ja veel seda. See maitses suht nagu limonaad, me oleme proovinud seda. Kas me maitsesime sidruni oma või laimi? Õuna oma tundub ka tegelikult päris huvitav. Ja täna me lähme hommikul vara juba churrosid sööma. Tegelikult me hommikul sõime kodus juba soolast. Aga nüüd magustoiduks siis churrod. Kell pole vist 9 veel, aga põhimõtteliselt churrosid saabki siin pigem ainult hommikul. Et see koht, kuhu me lähme, pannakse ka tegelikult juba
päeval, vist äkki 12 või 1 kinni, seega tuleb hommikul ära süüa. Ja hunnik tšurrosid, Heiko lubas 3 ära süüa ja mina ja Rain mõlemad 2, nii et let's go. Me suutsime need tšurrod vähemalt ära süüa, neid oli nii palju ja need olid nii suured, meil pandi vist 1 lisaks ka veel. Nii et me läheme väikese ringiga koju tagasi, siis pärastlõunat ilmselt lähme Malagasse. Täna tundub jälle nii mõnus ilm, päike on juba suht kõrgel ja tuul on siin rannas veits, aga muidu on väga mõnus soe. Ja meie esimene peatus on siis sellises kohas nagu Malaga Factory Outletist oli selle koha nimi, ma pole ise ka siin kordagi käinud, nii et vaatame siin veits ringi. Nii, me käisime Pepkos ära, pärast näitame, mis me ostsime. Ja nüüd lähme vaatame siia. Põhimõtteliselt siis mingid sellised tuntumad brändid ja siis nende outlet nagu. Nii, et vaatame meid siin ka ringi. Kõik jalanõud on suuruse järgi paigutatud, nii et on ülihea kohe oma suuruse juurde ainult minna. Ei leidnud midagi. Ma ka mitte. Vaatame edasi siis. Ja Mango Outleti ja Hispaanias on muide ka Mango Man olemas, Eestis vist seda veel ei ole. Aga siin on, lähme vaatame siia. Bluusid ma vaatasin enamjaolt olid siis 9 ja 15 euri vahel vist. Kleidid olid ka selline 12 ja 15 eurot ja siin on pintsakuid reaalselt 12 euriga. Isegi sellised õhemaid trenche saab siit ainult 12 euriga. Nii, pintsak number 1 on sellise triibuga. Ja pintsak number 2 on selline kreemikas. Ma ei teagi, ühe võiks võtta neist, aga ei teagi kumba. Võib-olla see bees on praktilisem. Ostsin endale ikkagi selle beesi pintsaku ja ma leidsin ühed päiksekad ka sealt 5 euriga ainult. Nii et väga hea käik, kokku läks 17 euri. Poisid leidsid nüüd mingi toidupoe, nad eriti siin riidepoodides käia viitsi, seega ma pidin seal Mangos ruttu tegema, aga ma lähen nüüd vaatama, mis toidupoe nad leidsid, nad vist juba maksavad, mulle tundub. Toidupood on siis selline. Poisid ostsid jooki ja mingeid nätse vist. Teko, järgmine jook. Lahe. Okei. See tundub nagu mingi selline laopood. Oligi laopood, jah. Jõudsime nüüd Malagasse siia vanalinna, jalutame siin ringi. Poisid tahtsid Saarasse minna, nii et me otsime nüüd selle Saara ülesse. Käime korra sealt läbi. Saaras ei näkanud mitte kellelgi. Kas võtate või? Võtate selle vahvli või? Võtavad selle bubble vahvli. Kõige raskem valik, milline jäätis sisse tuleb. Mis šokolaadiga. See vahvel vist on natuke õnnetu, jah? Aga maitseb vähemalt hästi. Jah. Ootame veel õhtusööki, meie omad on siin ja Niku tellis pitsa. Millest peaks kohe varsti tulema. Gerti pitsa, mis see siis oli, pepperoni või salami pitsa. Selline. Ja meie toidud. Majonees. Siis on siin friikartulid. Ja siin on kanakebaabid 2 tükki. Kell on juba 8, aga tänane õhtusöök tuleb eriti hilja. Mul tuli meelde, et ma pidin ju Pepko hauli ka tegema enne, kui me tänase päevaga lõpetame. Eigerti ost. Sellised Oreo pulvad.
krõpsud. Siis, no neid ostis Rain sealt lao moodi poest. Väike seebi, see dosaator. Sokid. Siis on veel ühed sellised kommid. Klaaspudel. Neid me ostsime 2 tükki. Saab värskelt mahla valmis teha ja kappi panna. Prügikotid ja selline dušikeel. Rohkem ei osta midagi. Aga nüüd me hakkame sööma ja mõtleme välja, mis homme saab. Täna siis päeva esimese poole veetsime kodus ja nüüd siis hakkasime sõitma Marbella poole. Võtame natuke Marbellas ringi, jalutame ja siis sealt juba on plaan minna sinna keskusesse, mida ma ka siin mitmeid kordi näidanud olen, La Cañadasse. Ehk et tuleb väike shopping. Poisid ostsid vahepeal toidupoest mingid joogid. See on mingi sidrunijook ühesõnaga, jah? Ja maitseb hästi, ma sain aru. Ja. Rainil siis aloejook. Muide, kusjuures ma eriti neid aloejooke ei joo, kus need hästi suured tükid on sees tavaliselt, aga selles on sellised mini aloetükid. Maitses päris okeilt. Aga me käisime vahepeal siis Puerto Banusis ringi. Ma ei hakanud seda uuesti näitama, sest ma olen seda juba näidanud siin vlogides. Vist oli äkki selles juulikuu vlogis, kui me käisime esimest korda siin Hispaanias. Nii et vaadake siis sealt, milline see koht on. Aga praegu me lähme siis auto juurde tagasi ja hakkame vaikselt sinna keskuse poole sättima. Vaatame seal ringi ja ilmselt ma seal ka väga midagi ei filmi, sest ma olen ka seda teile näidanud, nii et ma arvan, et see on suht igav. Vaatame, kui midagi ostame, siis seda näitan ikka. Tulime Perskasse, Heiku leidis endale mingi teesärgi siit, aga siin on ise teenindus, nüüd nad vaatavad, kuidas see asi toimima peaks. Äkki te peate abi küsima? Kuulge, äkki te peate abi küsima? Ei, me saime hakkama. Okei. No tublid olete. No täna on ainult poisid midagi siit saanud. Heikul on koti täis siin asju. Rain leidis ka ühed püksid endale. Ma pole veel mitte midagi endale saanud. No ma sain vähemalt eile. Nii et me nüüd sätime kodu poole. Ostud on tehtud. Kotid on pungil asjadest. Me oleme nüüd vahepeal õhtusöögi ära söönud ja jõudsime just toidupoest tagasi. Me käisime siin meil lähedal toidupoes, nüüd mingid asjad otsa saanud, nii et oli vaja toidupoes käia. Aga praegu ma hakkan seda Dubai šokolaadi tegema. Ma võtsin juba selle Kataifi sulama ja võtsin 2 piimašokolaadi, siis see pistaatsiakreem. Ma olen tegelikult varem ka paar korda seda Dubai šokolaadi teinud. Mul on isegi see õige šokolaadi vorm siin täitsa olemas. Ma olen seda teinud, aga mul saigi pistaatsiakreem tegelikult otsa, mida ma eelmisel korral sain Lidlist. Ma pole kuskilt mujalt seda tükk aega leidnud ja nüüd siis õnnestus meil see viimane sealt Carrefourist saada. Ma sulatasin selle šokolaadi nüüd ära. Enamus vist lõikavad selle enne juppideks. Mina pole viitsinud lõigata, ma viskan pannile koos võiga ja siis, kui ta praeb, seda läheb tegelikult ise juppideks. Nii ma viskan selle Kataifi sisse siis. Kui siit tuleb. Ma arvan, et see on päris hea kogus juba. Yes. No umbes nii. Ma tegelikult ei oska midagi muuta, ma teen täitsa uupi, vaatan. Nii ma lasen selle näiteks praadida. Nii ma vahepeal valan selle soksi ka siia juba vormi ära selle põhja, et siis ta hakkab vaikselt tahkuma mul külmkapis. Ja siis saab selle Kataifi ja pistaatsia segu siia peale panna. Ma panen pistaatsiakreemi siia. Otse panni peale. See on hoopis vedelam see pistaatsiakreemi, kui see eelmine oli, vaata. Seda on nagu valada lausa. Nii, et paneme seda siis siia. No, kas on hea? Poisid proovivad. See ei ole väga magus. Ei ole magus või? Ei tea, kas peab juurde panema või piisab äkki. Selle šokolaadi põhja ma panin vahepeal siis külmkappi tahenema. Nii et kui see on seal kõvaks läinud, siis paneme selle pistaatsiakreemi ja Kataifi segu sinna peale. Ja siis panen uuesti külma. Kui oleme šokolaadi peale olenud.
ma arvan, et meil on päris hea vist. Tundub hea maks. Nii, see soks on nüüd jääkambris pisut aega olnud, ta läheb hästi kiirelt tegelikult tahkeks. Ja ma panen selle pistaatsia-mühki siia vahele. Kusjuures see pistaatsiakreem ei olnudki väga magus, ma maitsesin ka ja ma panin hästi natuke suhkrut siia kogu sellele asjale juurde, sest ma kartsin, et äkki tundus nagu natuke maitsetu. Nii et panen nüüd selle pistaatsia mögina siia kõik ilusti, laotan ühtlaselt ära. Nüüd ma valan selle ülejäänud soksi ka siia peale kõik. Sellisena ma panen ta nüüd külmkappi mõneks ajaks. Ma võtan selle nüüd siit välja ja siis ma lubasin täna igale ühele ainult ühe tüki võtta. Vaatame. No on ilusti ära tahkud. Ma hoidsin jääkambrist seda, aga mõistlikum oleks just külmkapis hoida, siis ta nagu tahkub paremini ära, mitte nii kiiresti, sest tavaliselt kui jääkambrist võtad, siis ta suht kiirelt hakkab ikkagi siin toatemperatuuril sulama. Tada! Ma lõikan siis jupid. Päris hääl on jah. Jaa. Tada! Tee üks murdmine ka. Ma teen murdmisega. Vaata, täna jäi see segu nii vedel siin sees. Sest tavaliselt ta jääb tahkem sellepärast, et see pistaatsiakreem on kõvemalt. No. Iku? On hea või? Ma panin, vaata see pistaatsiakreemile natuke seda suhkrut juurde. No, täpselt nagu tavaliselt. Ei ole vahet, jah? Soks annab nii palju magusust, on. No, Heiku? Päris hea. Päris hea või? Normaalne. Krõbiseb nii hästi. Täna on üks tükk. Okei, tehke see üks kohe peale. Oota, lõpetame vlogi siit kohalt ära ka. Aitäh, et sa vaatasid. Oota, Eiku, sina ütled selle subscribe ja like. Ei, jätta vahele. Okei. Näeme järgmine kord. Tšau!